õiguste tegusast häälest. Meie saadet toetab Haridus- ja Teadusministeerium projektiga Noorte heaks. Novembri lõpus oli noorsootöö nädal. Oleme oma saatetiimiga filminud üles mõned Põltsamaa valla noorsootöötajad, et näidata, millega just noorsootöötajad meie vallas tegelevad. Tere, ma olen Selena Targa oma tegusast häälest ja täna on meil külas noorsootöötaja Helena, kuna meil on noorsootöötaja nädal. Kes oled ja millega sa tegeled? Olen Põltsamaa Ühisgümnaasiumis noorsootöötaja huvijuht ja tegelen siis noortega, nende vaba aja sisustamisega või siis nende motiveerimise, innustamisega. Kui neil tuleb mõni lahe, tore idee, siis mina olen see, kelle juurde võib tulla ja teeme need ideed koos teoks. Ja kuidas sa sattusid selle tee peale? Kuidas ma sattusin noorsootöötajaks? Sattusin niimoodi, et ma käisin 9. klassis ja siis ma olin juba väga aktiivne õpilane kooli ajal ja siis minu huvijuht koolis oli Siiri Ange, kes on praegu ka Veskimajas. Ja siis ma vaatasin, et selline äge särtsekas naine ja nii huvitav töö tundus see huvijuhi töö olevat. Ja siis ma vaatasin, et mulle sobib selline organiseerimine, tegutsemine, loominguline töö on see noorsootöö. Ja siis ma mõtlesin, et ma tahan kohe kindlasti seda õppima minna. Et kui ma gümnaasiumisse läksin, siis ma teadsin, et minust saab huvijuht, noorsootöötaja. Ja siis gümnaasiumi ära lõpetasin, siis läksin Tallinna Ülikooli noorsootööd õppima. Kui raske on see amet? See amet on selles suhtes raske, et sul peavad olema teatud oskused või omadused, et seda tööd hästi teha. Et kui sul neid ei ole, et sa ei ole aktiivne, loominguline, suhtleja, ideede generaator, et kui sul neid omadusi ei ole, et siis on üpris raske, et kui sulle meeldib paberitöö ja arvutamine selline asi, siis ilmselgelt sellist laadi töö ei sobi sellisele inimesele, et see teeb selle töö kergeks, kui sul on need head omadused olemas ja sa suudad saavutada selle toreda kontakti noortega. Mis on selle ameti võlud? Võlud on siis see, et sa töötad noores keskkonnas, sinu ümber on noored, hullude ideedega, hoiab sinu vaimu ka nagu erksana, et sa ei saa nagu ära manduda või kogu aeg ühte rutiini ajada, et kogu aeg on nagu midagi põnevat, kogu aeg on mingi teise nurga alt lähenemist. Ja võib-olla ka see on hea selle töö juures, et sa võid mõjutada väga palju ühe noore inimese mõttemaailma või tegevusi ja suunata teda selles suhtes nagu nõndanimetatud heale teele. Et justkui nagu väike ingli tüüpi inimene, kes suudab motiveerida või mõne noore nagu august välja tuua. Aitäh, väga lahe. Tere, ma olen Selena ja täna meil on külas Ave, noorsootöötaja nädala korral. Kes sa oled ja milleks sa tegeled? Tere, mina olen Ave ja töötan Põltsamaa noortekeskuses noorsootöötajana ja ka olen tugilaspetsialist. Kuidas sa sellele teele sattusid? Sattusin täitsa juhuslikult, et läbi tutvuste ja siis mind nagu huvitas noortega tegelemine ja tänu sellele ma nagu sain siia tööle. Kui raske see amet on sinu jaoks? See amet on väga huvitav. Iga päev on erinevad väljakutsed ja noortega töö on omamoodi väga rõõmutoov, aga on ka murekohti. Who are you and what are you doing? Hello, my name is Jana and right now I'm a volunteer in Põltsamaa Youth Center. I arrived here to take part in volunteer program for around 11 months. Okay, so there is the program called European Solidarity Corps, and there you can find different kind of projects. You can apply for it and work from 2 months to 1 year. You can work in different fields like ecology, disabled people, or whatever can it be. So I've chosen Estonia and I've chosen youth work and arrived here. Yeah, and how hard is this job? Well, I would say it's not that hard for me because I've been working with the youth and children already for more than 10 years. So the
difficulties are all about the language because not everybody speak English, and I'm also not speaking Estonian, don't speak Estonian. So yeah, this is the hard part of my job, but everything else it's good and I really enjoying it. And what do you think are beauties of this job? That's really nice chance to communicate with a lot of youngsters. They have a lot of new ideas. Sometimes you will never think about them yourself as a more adult person, let's say. And we're just having fun sometimes. It's really cool that you can act more as a child, maybe, in this kind of job. So, well, thank you for that. Yeah, thank you. tere! tere, Kas te palun tutvustaksite ennast? mina olen Annika Kallasmaa ja töötan Põltsamaa vallavalitsuses noorsootöö ja terviseedenduse spetsialistina. Kuidas te saite noorsootöö spetsialistiks? 2018. aastal oli konkurss sellele ametikohale ja siis ma kandideerisin ja mind valiti. Aga enne seda ma töötasin noorsootöö valdkonna projektikoordinaatorina ja Põltsamaa Ühisgümnaasiumis projektijuhina ning olen korraldanud ka noortelaagreid ja olen ka laste ja noortejõuga õpetaja ja siis neid tunde läbi viinud. Kas teie töö on raske? Nii ja naa, et on nii raskemaid asju selles töös kui ka kergemaid. Et kui on nagu tähtajad ja hästi palju on teha, siis teinekord on päris raske nagu ühel ajal siis mitme asjaga korraga tegeleda. Aga kerge on ta võib-olla sellepärast, et meil on teatud oskused ja teadmised, kuidas teatud asju teha ja mulle meeldib seda tööd teha. Ja mul on ka väga ägedad töökaaslased. Mis on selle töö võlu? Ma arvan, et see võlu on selles, et ma saan teha koostööd väga ägedate inimestega, et nendega, kes siis noorte heaks ja noortega koos töötavad. Ja koos me saame siis muuta noorte elu siin Põltsamaal paremaks. Et näiteks luua siis paremaid võimalusi, kus nad saavad ennast arendada, huviringides käia ja samuti siis kaasa rääkida kohaliku elu arendamisele, et osaleda siis kas siis noorte volikogus või noorte ühendustes. Et see on tore, et ma saan nagu noorte elu paremaks siin Põltsamaal muuta, ma arvan nii. Aitäh teile! Palun!